Prestigialt on Fotopointi poodidesse jõudnud selline e-luger nimega Libretto. See kujutab endast 6-tollist e-ink ekraaniga e-lugerit. Vaatame, mis ta siis täpsemalt on. Nagu näha, on see siin karbis juba koos vutlariga. Selline pehmest nahast mõnus vutlar, üpris kena ka. Ja e-luger ise näeb siis välja selline. Panin ta juba ennem siin käima. Ta käib siit sellest vutlarist loomulikult välja ka, kui ei taha teda siin vutlaris pidada. Võtangi selle siit seest niimoodi välja. Ja e-ink on siis e-lugerite puhul minu jaoks küll kindlasti eelistatum ekraan kui LCD, sellepärast, et ta on kontrastsem, ta ei ole taustvalgustusega. Nagu näha, näeb ta ka videos väga hea välja. Näha on teda tõepoolest iga nurga pealt. Ja ta võimaldab siis valmistada seadmeid ka kergemaid ja nagu näha siis ka väga õhukesi. Nii et sellist e-lugerit on mõnus käes hoida, käed ei väsi ära ja siit on ka hea lugeda. Vaatame kõigepealt teda väljastpoolt ja siis vaatame, mis siin ekraanil näha on. Nagu enne mainitud, on siin esiküljel siis 6-tolline e-ink ekraan, suur ja kena. Selle ekraani all on klahvistik. Kõik tähed on siin peal. Nagu näha, ma rabasin Fotopointi laost kiiresti venekeelse versiooni sellest Prestige Libretto e-lugerist. Tegelikult on olemas ka eestikeelne variant sellest, kus on siin klahvistikul ladinakeelsed tähed juba peal. Aga selle venekeelsega saab täitsa ka ladinakeeles kirjutada probleemideta. Siin klahvistiku kõrval on selline navigatsiooni joystick, kui võib nii öelda, millega saab siis valida üles alla paremale vasakule menüüvalikuid, keerata lehte edasi-tagasi ja seda saab ka alla vajutada, et mingi valitud menüüvaliku aktiveerimiseks. Siin selle all on nupp nimega tagasi, ülevalt saab minna menüüsse, siit kõrvalt saab lehti vahetada, suurem nupp on järgmise lehe jaoks, ülemine väiksem nupp on eelmise lehe jaoks ja siit ülevalt nupust saab pöörduda tagasi avaekraanile ehk koju. Siin kõrval paremal on nupp sisse välja lülitamiseks ja ega siin teisel pool kõrval ühtegi nuppu ei olegi ega porti. Ülalt on ka täitsa puhas kõik. Ja siin all on siis muidugi 3,5 mm kõrvaklappide sisend ja mikro USB PESA ühendamiseks arvutiga. Vaatame siis aga seda ilusat e-ink ekraani siin ja vaatame, et mis siin menüüdes näha on ja mis siin üldse on. Siit esiteks kohe on ajalugu, kust on näha viimati avatud ja loetud raamatud või audioraamatud. Et siis saab kiiresti minna tagasi ennem loetud raamatutesse. Järgmiseks on siin ära toodud kõik raamatud. Eraldi kaustades on siis praegu pandud Valgevene ja Bulgaaria, Tšehhi, Saksamaa ja inglisekeelsed raamatud ja nii edasi. Veel on neid igas keeles siin olemas. Järgmisena on muusika. Siin on siis nii tavalised audiofailid ehk siis laulud ja muud MP3-d ja muud failid, mida see seade toetab, kui siis ka audioraamatud. Siis siit saab aktiveerida, deaktiveerida Wi-Fi ühendust. Siit saab vaadata täpsemalt, et mis on kõvakettas kaustades ja milliseid kaustu üldse on. Saab hallata siit kaudu faile ja avada faile ka. Siin on see piltide kaust. Siin on taas need samad pildid, mis olid näha ka selles Prestige ja Multipad tahvelarvutis. Näituseks siin, et kuidas e-ink ekraan neid pilte kuvab. Et tal läheb selleks natukene aega ja pilt kuvatakse halltoonides. Et midagi väga ilusat nüüd siin ei ole, aga selline funktsioon on olemas, et pildi saab ära vaadata. Nii, see oli siis piltide vaatamise rakendus. Siit saab minna internetti. Internetti muidugi sellise e-ink ekraaniga väga mugav lugeda ei ole. Internet on ikkagi eelkõige selleks, et saaks alla laadida vastavalt leheküljelt siis neid samaseid audioraamatuid ja e-raamatuid. Siia saab kirjutada memosid, notepad on see. Siia saab kirjutada ka mingeid märkmeid.
ja siit võtame järgmise lehekülje, sest me nüüd on 2 lehel. Siin on sõnaraamat olemas, siin on raadio veel ka tal, kalender. Kalender on selline lihtne, lihtsalt erinevad aastad niimoodi siia kuvatud. Kalender, siis on siin mängud, ma ei olegi vaadanud, mis mängud siin on. Vaatan kiirelt. Ahaa, Minesweeper ja midagi muud ka. Ja siin on kõiksugused seaded, selle tahvelarvuti seaded kõik koos. Saab muuta fonti, kellaaega ja kuupäeva, keelt ja nii edasi. Siin on selle e-lugeri kasutusjuhend ja siit saab siis tarkvaraliselt selle e-lugeri välja lülitada. Et selline valikute kaskaad on siis siin esilehel. Vaatame mingit raamatut ka siis juba, kui siin oleme. Võtame midagi ingliskeelset siit ette. Noh, nii. Sherlock Holmesi seiklused. Niimoodi siin siis seda raamatut lugeda saab ja menüüst saab muuta siis ka igasuguseid asju, saab muuta kirja suurust, ehk siis zoomida sisse, zoomida välja, saab minna teatud leheküljeni, saab otsida mingit teatud teksti. Otsida on muidugi väga mugav, sellepärast et siin on selline klahvistik kirjutamiseks. Saab otsida mingeid, siin on veel otsingu valikuid, saab lisada järjehoidjaid, saab vaadata lisatud järjehoidjaid, saab ekraaniga keerata, ehk siis, et saab lugeda niipidi raamatut ja muid valikuid veel. Et selline oli siis kiire ülevaade Prestigio Libretto e-lugerist. Täitsa mõnus e-luger. Suure ekraaniga, mõnus on lugeda siit e-ink ekraanilt ja kindlasti on üks hea asi tal see klahvistik siin all, millega on hea kirjutada märkmeid või kas või minna internetti, kui väga vaja on ja kui wifi võrk olemas on. Prestigio Libretto. Minge vaadake ka Fotomenti poodidesse masin üle, kui teid e-lugerid huvitavad.